Suvepuhkus, sünnipäeva poiss. Terve tuba on seda kappi. Jaanipäev. Organiseerida. Tere hommikust. Tervitused ühest mega mõnusast puhkemajast. Täna on 20. juuni ja Marko sünnipäev. Ja see on meil juba kuidagi traditsiooniks saanud, et me lähme tema sünnipäeval, mis on siis täpselt enne jaanipäeva, sükesele minipuhkusele kahekesi. Ja tavaliselt olemegi 2 ööd lihtsalt kuskil mõnusas Eesti kohas. Ja seekord oleme uues kohas. Väga lahe koht, nagu selles mõttes, et see tundub nii uus ja värske. Siin on nagu reaalselt kõik asjad olemas. Meil on saun, meil on mullivann õues, siis jõe äärde viib korralik siuke laudistee ja sealt saab ujuma minna. Ma ei tea, õues on terrass ja nagu kõik lihtsalt on olemas. Ja isegi siin toas on mingi mega suur telekas, kust me eile õhtul juba vaatasime jalkat, et nagu tõesti, ma pärast teen teile mingi pikema tuuri, aga üli hea leid selles suhtes. Oleme siin seda sünnipäevapäeva väga mõnusasti alustanud, sõime hommikust ja Marko avas oma kingitusi ja kooki veel. Meie koogini me veel tegelikult ei jõudnud, siis meil said kõhud nii täis, et seda saab siis natuke pärast poole maitsta. Aga jaa, nii mõnus, sest me teadsime, et täna tulebki üks selle suve nagu siiamaani üks kõige suvisemaid päevi. Ja meie tänane päevaplaan on lihtsalt päevitada. Nagu selles mõttes natukene on, ma ei saa öelda halvasti, sest come on, me oleme väga mõnusas kohas ja üldsegi milline elu, et me saame sellistes kohtades ööbida. Aga see päike paistab praegu nagu sinna poole maja, kus ei ole mitte midagi. Ja Marko praegu päevitab seal selle teerajakese peal või selle laudise või mis iganes, ma ei tea, terrassi pikenduse peal, mis sinna jõe äärde läheb. Sest päike nagu praegu paistab sinna astmete peale, aga päris hea terrassi peale nagu ei paista. Neid päevitustoole ei ole, ehk siis muidu võiks lihtsalt kuskil keset siia muruplatsi panna oma päevitustooli ja päevitada, aga kuna neid ei ole, siis me natuke mõtleme, leiutame, liigume vastavalt sellele, kus päike paistab. Ja lihtsalt võtamegi päikest ja nagu reaalselt kui mõnus. Meil on külm jõevesi, kui läheb liiga hulluks. Meil on mullivann õues ja lihtsalt suve nautimise päev. Tegelikult peaks käima varsti poes ära, sest eile õhtul me tulime mingi peale 7. Siis me lihtsalt võtsime pitsat kaasa, midagi juua. Ja hommikusöögi asjad, aga mõtlesime, et me ei hakka selle tänase suurema päeva peale mõtlema, sest tegelikult ega poed ei ole üldse kaugel. Ja tegelikult me ei ole kodust ka üldse kaugel. Et sellest väga naljakas tavaliselt, kui me kuskile niimoodi puhkama lähme, siis me ikkagi sõidame kas kuskile, ma ei tea, teisele poole Eestit või vähemalt teise maakonda me oleme tihti läinud. Praegu ma ei ole nagu reaalselt kodust isegi poole tunni kaugusel, aga mingis mõttes on väga mõnus, sest meile lihtsalt, me ei tundnud üldse mingit kiirustamist, tegime oma tööpäevad ära ja siuke väga chill vibes. Aga jaa, ma lähen vist, ma panen ka bikiinid selga, sest Marko juba seal päevitab ja teades ennast, sest ega mul varsti läheb kõht tühjaks ka, et peab kuskile poodi minema. Aga eile me käisime ka juba siin mullivannis ja saunas ja nii mõnus. Mul oli nagu esimene hirm oli eile see, kui ma autost välja astusin, siis ma tundsin mingit sääski ja ma olin juba täiesti freaked out, sest nagu meil kodus ei ole üldse sääski. Ma ei tea, kuidas minu meelest ma ei ole mitte ühtegi sääske näinud meie hoovis. Ja kohe, kui sa tuled kuskile, kus on ümberringi puud ja siuke natuke niiskem võib-olla, siis sääsed on mu suurim hirm. Ma ei tea, miks ma olen nii kuidagi nii linna inimeseks vist muutunud, et ma ei suuda, ma ei kannata neid sääski ja ma eile mõtlesingi, et no tore, et ma ei saagi õues olla, sest siin on sääsed. Aga õnneks, kui me ikkagi olime saunas käinud ja siis seal mullivannis ka, et mitte ükski sääsk ega putukas ei tulnud, ma ei tea, kuhu nad siis kadusid.
või kas see kloorivesi neile ei meeldi või ma ei tea, ühesõnaga mulle väga sobis, et neid ei ole. Sünnipäevapoiss oma uute käimadega. aga me lähme käime nüüd toidupoes ära. väga palju pole päikest saanud vist. ma ei tea ka, eks on alati see, et õues ei saa kunagi aru. kell hakkab vist kuskil juba 5 saama või on 5 läbi, ma ei tea. aga me hakkame vaikselt siin õhtusööki valmistama ja ma panin endale kleidi selga, sest ma ikka mõtlesin, et kuigi me oleme reaalselt täiesti looduse keskel, siin on aga ainult mingi puud ja hein ja ma ei tea, siis ma mõtlesin, et ikkagi on sünnipäev ja ma tahan ennast ilusana tunda ja sellepärast mul on üks eriline kleid seljas, aga mõtlen, kuidas ma teile seda näitan. aga selline tore kleit ja ma käisin siis üks päev kleidiklubi stuudios esimest korda ja valisin endale ühe toreda kleidi sealt väljast, sest mul endal lihtsalt üldse ei ole ilusaid kleite ja ma tundsin, et tänane väärib mingit erilisemat hetke, nii et selline sai mu valik, minu meelest mega ilus. ja noh, Riin, kes siis kleidiklubi omanik on, ma olen temaga juba varasemalt tuttav ja mul on nii hea meel ja äge lihtsalt, et ta tegi ära selle kleitide rentimise teenuse. nii et kindlasti soovitan vaadata ta Instasse. kleidiklubi on siis selle konto nimi. ja seal oli mega palju ilusaid valikuid ilmselgelt, aga ma tundsin, et see on siuke summer vibe, siuke mitte liiga pidulik ja sobib siia mõnusa suvise sünnipäeva tähistamiseks. tere hommikust, ongi käes lahkumise päev juba. me olime siin siis 2 ööd ja väga mõnus suvepuhkus ja Marko sünnipäeva tähistamine. aga ma teen teile kiirelt selle tuuri ära, sellepärast et mul on aku tühi ja mul ei ole niikuinii laadijat kaasas. et äkki jõuame. igatahes see on siis selline jõeäärne maja, siuke minimaja, aga mina olin isiklikult väga üllatunud, et see tundub nagu palju ruumikam, et kuidagi see layout on väga hästi tehtud ja see on selline maja, et on nagu ühest otsast vist laiem. igatahes siin on siis köök, kus sul on reaalselt kõik asjad olemas, siin on nõudekas, siin on ahi, külmkapp, reaalselt siin on kohvimasin, isegi rööster, nagu kõik, mida sa võiksid ihaldada. mingi kukkamise jaoks on olemas. väga mõnus suur diivan ja nagu huge telekas. enamasti nendes puhkamajades minu meelest pigem on nagu suht väiksed telekad, aga siin oli väga mõnus õhtuti jalkat vaadata, et kui oled terve päev õues olnud ja päiksest juba veits küps, siis siia tuppa tulla, konditsioneer käima panna, telekat vaadata, väga mõnus. siis siin on siis esimene nii-öelda terrass või noh, siuke õueala. väga kõvasti julge rääkida, siis siin on, seal on ka teine maja, aga need on väga hästi ära eraldatud omavahel. aga siin on siis jah, siuke, ma ei tea, grillimisala ja siin saab süüa, aga meie eile sõime ikkagi seal teise terrassi peal.
aga lähme siit majast läbi. Ja siis, siin on isegi nagu riiete pesumasin ja mingi suur riidekapp ja magamistuba on nii-öelda siis siin üleval. Ehk seal on lihtsalt voodi, aga aken käib lahti ja nagu saab mõnusasti loodust vaadata. Aga üks asi on, et peab meeles pidama, et seal läheb väga soojaks, et kui siinpool maja puhub see konditsioneer, siis sinna üles ei jõua. Ja kuna saun on täpselt selle magamistoa all, siis seal on väga soe, et õhtuti magama minnes oli siuke natuke umbne. Aga me saime mõlemad ikkagi magada ja meid see nii väga ei häirinud. Pigem me tahtsime ikkagi seda sauna võimalust kasutada. Ja siis me oleme jõudnud siia majakese lõppu. Siin on vannituba või noh WC, aga jällegi väga ruumikas ja korralik peegel. Siin on olemas isegi hambapasta ja hambaharjad ja nagu kõik essentialid. Et see võib põhimõtteliselt 2 kätt taskus ka tulla siia. Väike kaamera vahetus, sest aku sai tühjaks. Teen kiiresti selle lõppu ära, aga siin on siis ka saun, mis on jällegi väga ruumikas, suurem kui meil kodus on. Ja saad vaadata aknast loodust, nii mõnus. Ja mis on ka väga mõnus, mida meil ka kodus ei ole, on see, et sa saad otse minna saunast õue, et meie peame läbi toa minema. Aga siin me veetsime siis enamus oma aja siukse mõnusa terrassi peal. Ja praegu siia ei paista päikest, aga tegelikult päevaaeg hakkas järjest rohkem siia paistma, et siin sai mõnusalt päikest võtta. Ja siin on siis mullivann, mis ka sai palju kasutust ja nagu nii tore, et kõik need asjad olid hinna sees, sa ei pidanud nagu mõtlema, et okei, siin on nagu mullivann, aga äkki ei raatsi vaata, et see oli nagu kõik siin hinna sees. Ja siis siit lähmegi jõe äärde, kus ma eile ka väikse sulpsu tegin. Nagu see ei ole mingi siuke kõige mõnusam vesi võib-olla, et jah, ei ole mingi läbipaistev vesi, aga korraks oli seal okei sulpsata ja jahutas täiega. Aga selline tore majakene ja keda huvitab, siis võite küsida. Aga meil on need asjad koos ja lähemegi kodu poole ja alustame oma puhkust siis, sest meil on mõlemal järgmine nädal vaba, mis on siis jaanipäeva nädal. Ja ma arvan, et sellest tuleb üks mõnusamaid suve nädalaid. Kuigi see väike suve getaway oli mõnus, siis nüüd on väga hea meil ka kodus olla, sest meil on ikkagi tore kodu, kus aega veeta. Ja käisime tegelikult juba vahepeal IKEAs ja ostsime endale sealt need päevitustoolid, sest ma ei tea, me nagu tükk aega otsisime, et milliseid võtta, aga praegu me ei olnud valmis mingi 1000 eurot päevitustoolidest maksma ja samas need IKEA omad on ikkagi päris ilusad ja ajavad praegu asja ära, et alati saab välja vahetada, kui me jõuame nii kaugele. Aga ma arvan, praegu on prioriteetsemaid asju, mille peale raha kulutada, nii et juba see, et me need ostsime, on suur asi, ma arvan. Ja nüüd Marko lähebki õue neid kokku panema ja ma teen midagi süüa, sest mul on kõht nii tühi. Ja noh, üldse ma vaatame, kuidas see tänane päev kujuneb, sest tegelikult suur plaan oli mul natuke ikkagi koristada ja organiseerida, sest mul saabus just enne, kui me ära hakkasime minema kodust 2 asja. Üks on minu kontorilaua tool ja siis mul jõudis kohale ka üks kummut, mis on mõeldud siis selle ühe tagumise toa asjade hoiustamiseks ja ma tahaks need kokku panna ja noh, üldse hakata neid asju seal natuke organiseerima ja noh, koristada on ka päris palju vaja. Aga first things first, ma arvan, ma teen mingit muna ja smuutit, aga õues on reaalselt nii soe ja ma lihtsalt tunnen, kuidas ma oleks nagu uuesti sündinud. Ma armastan seda kuuma ilma ja ma võiks terve suve niimoodi ära veeta, et õues on nii soe, et reaalselt peab nautima neid väheseid päevi.
ehk siis jah, ma arvan, et ma lähen ka varsti õue päevitama. Päev õues, võtsime terrassi peal päikest ja nüüd me lähme teeme väikse trenni, pausi. Kell on tegelikult juba mingi 5 õhtul, nii et ma ei tea, väga mõnus suvepäev on jälle olnud. Uskumatult õues on nii suve, ma ei saa lihtsalt üle sellest. Aga väga mõnus, ma olen natukene annab tunda, et nii palju päikese käes olnud, et natukene siuke küps on olla. Aga mul treeniriided seljas, tossud kaasa, lähme teeme väikse trenni, ma teen lihtsalt täna ratast. Ja siis ma arvan, käime poes ja ega varsti on ka kõhtusööki teha ja siis ilmselt lihtsalt oleme kodus ja natuke toimetame siin. No. 7 mul on lihtsalt nii suur uni, aga ma olen üleval. Kell on 7 ja kuigi meil on puhkuste nädal, siis Marko oleks täna ikkagi mingit tööasja korra vaatama ja ma mõtlesin, ma ärkan ka asju üles, sest meil on füsio kell 11 ja siis ma saan natuke aega veel toimetada enne, kui ma pean kodust ära minema. Aga jah, meile peale trenni hakkasingi kohe süüa tegema. Ja siis Marko hakkas seda kappi kokku panema. Ma näitan teile, milline see on, sest see on lihtsalt siuke pusle, et ma ei tea, kuidas ta üldse nii kaugele jõudis jõida. Aga selline kapp siis, terve tuba on seda kappi täis praegu. Aga väga põnev. Ma lihtsalt nii väga tahaks juba neid kaste tühjaks teha ja see on nagu väga suur selle puhkuse eesmärk. Aga selleni alles jõuab ja teen väga lihtsa hommikussöögi täna ja söön müslit, sest tõesti, mul on nagu nii uni ja ma lihtsalt tahan midagi süüa. Hommikusöök on söödud, päris hea müsli oli, see oli mingi proteiiniga ja ma tõesti tunnen, et see täitsa rohkem kõhtu kui mingi tavaline müsli. Ja skincare on ka tehtud, juuksed üleval ja nüüd ma hakkan vaikselt koristama, sest homme on jaanipäev, meil tulevad külalised ja täna peab kodu korda saama. Või noh, vähemalt suuremas osas, et homme oleks võimalikult vähe teha. Ja alustame köögist, mis nagu, see ei ole kõige hullemas seisus, aga siin on ikkagi väga palju asju laiali. Ma ei tea, ma panen mingi muusika käima ja hakkan siin toimetama ja lihtsalt nii mõnus on see suve õhk, nagu reaalselt ma tunnen päriselt, et suvi on nüüd kohal ja kuidagi siuke mõnus, soe. Praegu näitab 23 kraadi see, kuigi mulle tundub siin palju soojem. Ma ei jõudnudki kõiki riideid isegi ära panna, sest see riidehunnik on lihtsalt alati nii suur, ma ei tea, kas ma võtaksin ennast kiiremini kokku, kui mul oleks päris mingi suur garderoob, aga lihtsalt
see kummut on nagu täiesti asja täis, kogu aeg peab suruma siia midagi. Ja väga tihti on kuskil riided laiali, aga vahetasin riided ära. Panin väga õhukselt riidesse, kuigi mu õde just kirjutas, et täna ei ole nii soe nagu eile, nii et võib-olla ma pean midagi siia peale panema, aga ma pean varsti linna sõitma, sest mul on füsioaeg. Ja kuna ma ei tea, millal ma viimati nagu vlogisin, sest ma olen mitut vlogi alustanud ja siis need on pooleli jäänud. Igatahes täna on siis füsio esimest korda peale seda, kui ma sain selle MRT vastuse, mis nagu ütles, et midagi pole. Ja siis eelmise nädala kolmapäeval me esimest korda proovisime joosta jõusaalis Mari-Liisiga koos. Tegime siis nagu 3 korda 3 minutit jooksmist. See oli väga põnev, see oli nagu reaalselt, mul oli siuke tunne, nagu ma elus esimest korda üldse jookseks. Et nagu see jooksusamm ja kõik see oli lihtsalt nii uus kuidagi. Aga väga nagu tore oli. Aga me ikkagi ei julgenud rohkem peale seda proovida, sellepärast, et ma ikkagi tundsin peale neid 3, põhimõtteliselt 9 minutit jooksmist. Ikkagi ühes ääres nagu rohkem seda valu. Ja nüüd mul on jälle siuke tunne, et ma ei tea lihtsalt, sest praegu nädalavahetusel ka mingi hetk valutas. Ja kui ma läksin nagu kogemata selle luuga vastu mingit äärde, siis ma ikka tundsin mingit valu. Ja ma lihtsalt ei tea, kas on nagu mu ettekujutus või nagu see keha kuidagi nagu warning, et kuule, sul oli mingi vigastus siin, et äkki nagu ei teeks. Et ma ei tea, vaatama, mis ta täna räägib, et nagu nii väga tahaks jooksma hakata, sest eriti nüüd suvel on see, et ma nagu tahaks kasutada ära neid valgeid mõnusaid hommikuid ja et lähebki enne tööd jooksma või mis iganes, aga ma ei suuda nagu näiteks, et ma panen varem äratus, et minna jalutama õue. Nagu see ei ole üldse minu jaoks sama, et ma pigem siis magan. Aga jooksmisega mul kuidagi rohkem see, et ma viitsin minna. Igatahes, jah, ma olen põhimõtteliselt valmis. Panen mingid sokid ka jalga. Ja siis ma ei tea tegelikult kaua ma linnas olen, sest ma peaks kleidi ära viima täna. Igatahes tore, et ma sain, mul oli 2 eesmärki selleks hommikuks, see oli köök korda teha, mis sai ilusti korda. Riided ära panna, millega ma vähemalt suures osas alustasin ja nüüd on tõesti viimast asjad. Ja kui ma tagasi tulen, siis saab nagu detailsemad koristusasju teha. Kuigi Marko tahab väga ka täna päevitada, sest me ju eile ostsime need päevitustoolid. Ja tõesti, milline luksus, et meil on kodus võimalus niimoodi päevitada. Et selles suhtes see päikese asend, nagu meie maja asend päikese suhtes on ikka nii ideaalne. Et tõesti saab terve suvepäeva lihtsalt ollagi päikese käes. Ja õhtuti on natuke raske, et see paistab sinna elutuppa. Aga samas, kui me olime seal puhkemajas, siis see oli päikese suhtes nagu täiesti vastupidine, et seal oli pigem nagu kogu aeg pime. Ja õhtuti seal läks täiesti nii pimedaks taas, et ma mõtlesin, et issand, nagu kas ikka samal ajal läheb pimedaks või mis toimub. Et me oleme nii harjunud siin kodus, et meil reaalselt me näeme nagu seda viimast valguse kübet ka, sest kuidagi päike loojub nii sellises suunas, et seal läks nagu täiesti pimedaks. Aga jah, sellised update'id ja jutustamised teile vahepeale. Vaatame, mis mul linnas läheb ja vaatame, mis füsio räägib. Nii ma jõudsin koju ja vaadake, mis vahepeal on toimunud. Tada! Marko on kapi kokku pannud. Ja nii lahe, ma olen nii õnnelik, sest ma saan kõik selle laga siit kappi ära panna. Ja üldse meie missioon on kõikidest nii palju mingi pappkaste, mida ta praegu kokku paneb ja ära viskab ja mina teen siin lõunasööki. Suvised pannkoogid maasikatega ja Marko pani vahepeal ka teise asja kokku, milleks on siis minu kontoritool. Ja ma muidugi valisin sellise materjali, et kass hakkas seda kohe kraapima. Nii et ma ei tea, kas me jätame selle tooli, sellepärast, et ma isegi ei tea, miks ma tellisin nagu ratastega tooli, sest nüüd meil on ju vaja sinna mingit alust. Ja mu peas oli lihtsalt kogu aeg see, et okei, kontoritool on nagu ratastega tool, aga tegelikult kodus olles mul ei ole neid rattaid vaja. Et vaatame.
praegu see on juba kokku pandud, nii et vaatan, kuidas see sobitub sinna. Aga jah, kass on lihtsalt kohe ja ma vahepeal kasutasin seda köögitooli seal kontorilaua taga ja ta suutis selle nagu nii ära hävitada, sest nagu kuidagi köögis olles me alati keelame teda ja siis ta nagu me saame nagu jaole, aga seal toas ta oli kuidagi lihtsalt nagu täiega lasknud minna ja see oli juhtunud siis, kui me kodus pole, sest see on lihtsalt, ma isegi hakka näitama seda tooli, sest see on nagu, see on haige. Et jah, kui kellelgi on nippe, kuidas taastada neid nagu sükest kangast, mida kass on ära kraapinud, ma ei usu, et seal mingit varianti isegi on. Et jah, sellega siis nii, et nüüd tal on uus kraapimispost ja see ei olnud võib-olla väga tark otsus, nii et vaatame, mis selle tooliga saab, aga väga mõnus, et see on kokku pandud, kaste saab vähemaks ja siuke mõnus, puhas ja kerge tunne. Seda suvevaibi ja meie õhtusöögid on lihtsalt full päikse käes. Nii et kui sul niisama ei ole palav, sul on niikuinii palav, siis hakkad sööma sooja toitu. Käisin vahepeal poes, viisime pakid ära ja reaalselt üldse pole sükest tunnet, et õhtu oleks päike särab, õues on nii soe veel. Aga sööme eile tehtud kartulivormi. Järgmine tähtpäev peale Marko sünnipäeva ja ma panen ennast vaikselt valmis, kell on juba 2 päeva tegelikult. Me käisime hommikul trennis, või mis hommikul, kell oli 11 läbi. Käisime trennis ära, et see oleks tehtud ja nüüd siis väiksed ettevalmistused ja siis tulevad Johandra ja Ville meile külla, nii et väga mõnus sõprade seltsis jaanipäev. Ja selles mõttes rahulik olemine ja nii tore, et on võimalus nüüd oma kodus selliselt jaanipäeva pidada, nagu meile täpselt sobib, et ei ole mingit suurt pidu, aga saame õues olla, grillida ja nautida seda valget aega. Selline tore tähistamine. Ja ma mõtlesin, ma teen kõigepealt oma juuksed ära, sest ma tahaks selle kollase kleidi selga panna. Ja siis mul on vaja natukene mingit toidu, pigem ütleme nii, snäkke preppida. Aga jah, ma ei taha, et kiireks läheb ja me leppisime kell 4 kokku, nii et 2 tundi on veel aega. Ma olengi juba valmis. Panin selle Abercrombie kleidi esimest korda selga ja tõesti siuke mingi suveprintsessi tunneb nagu, ma ei tea, nii siuke suur kleit, aga samas on ülimugav ja loodame seda mustaks ei tee. Aga minu meelest väga jaanipäevalik või siuke suve vaibiga kleit. Mingeid snäkke ja asju valmis pannud, et liha hakkame alles grillima. Johandra ja Villem pidi mingit salati tegema ja siis ma tegin mingeid erinevaid snäkke. Ma üritan nüüd viimased asjad panna ilusti taldrikute peale.
Käes on järgmine päev, minu taga on täielik segadus, sest ma ei ole jõudnud veel kõiki asju ära koristada, mis eilsest siia jäid. Aga väga tore õhtuke oli, nagu kahju oli muidugi see, et täpselt siis, kui Andre ja Villem jõudsid, läks päike ära. Nii et jällegi meie siuke mõnus grilliõhtu oli täiesti pilvise ilmaga, aga ikkagi oli mõnus ja me käisime ka Sauele seda mitte ilutulestikku, vaid Jaani lõket vaatamas ja Ines esines seal, mis oli mega tore. Ja põhimõtteliselt, kui see läbi sai kell 11, siis saigi meie Jaani õhtu ka läbi ja kõik toidud olid nii head ja Andre tegi mingi mega head kooki, mida me isegi täna hommikul sõime. Ja üldse nagu väga palju head süüa ja kõht oli mingi mega täis. Ja nüüd on nagu segadus likvideerida, aga ma tegelikult alustasin hoopiski seal tagatoas kummuti täitmist ja seal on ka täielik segadus. Ma olen praegu overstimulated kõigest sellest segadusest, mis ma tekitasin sinna ja mis on siin köögis, nii et ma peaks varsti lihtsalt vähemalt selle köögi korda tegema, sest selle segadusega ma saan likvideeritud siis, kui kõik need kastid ja asjad on ära sorteeritud. Aga jah, mul on praegu vaja lihtsalt mingit pausi korraks. Täna on väga hall ja hommikul sadas vihma, et selles mõttes täpselt sobilik päev selleks, et tegeleda selle organiseerimisega. Nii mõnus on see jaanipäeva puhkuses kuidagi, ma ei tea, me ei teinudki mingeid plaane hullult, et oligi, et on see jaanipäev ära. Siuke mõnus, et iga päev vaatad, mis sa teed ja sa tead, et sul on nagu aega puhata ja see on sellist kõige mõnusam. Selline on see segadus praegu, oh my god. Õnneks mul on veel ruumi nendes sahtlites, aga lihtsalt crazy, mis mess tekib sellega, kui sa üritad midagi organiseerida. Aga ma olen päris palju kaste tühjaks saanud, mis on väga tore. Ja siin toas ka on veits vähem kaste, aga ka segadus. Ja sellest ma olen aru saanud, et kõike kasti ma tühjaks ei saa, sest osades on ikkagi riided ja need riided lihtsalt sinna kummutisse ei mahuks. Ma ei tea, ma siin jätkan ja päris palju mingeid lauamänge panen Vintedisse, sest ei ole neid mingi aastaid mänginud. Et siis pole mõtet hoida, aga vaatame, kaugele ma jõuan selle organiseerimisega. Tänaseks ma siin lõpetan. Ma arvan, et see tubaneb palju parem välja. Ma jätsin siia praegu oma need lauamängud, mis ma pean üles pildistama. Siin ei ole enam kaste. Siia küll jäid mingid need asjad, aga need mul lihtsalt ei ole kuskile panna. Aga siin vähemalt on enam-vähem korras. Paar kasti ei mahtunud sinna konteinerisse ära, aga ma olen väga rahul sellega, et nii palju asju sai ära pandud. Ega siin mingid süsteemid on, aga põhimõtteliselt siin on lihtsalt väga palju random asju ja karpe. Ja siin toas on ainult 2 kasti alles ja siis need läbipaistvad, kus on riided. Nendes tagumistes on ka tegelikult riided, aga arvestades seda, mis uniksin ennem oli, siis see on juba päris palju parem. Tere hommikust, täna on juba neljapäev. Eile peale seda suurt organiseerimist ma tundsin, et ma tahan lihtsalt puhata ja tegime väikse saunaõhtu. Marko grillis, ma ei tea, jah, ikkagi grillis mingit mega hea lõhe, nagu see oli lihtsalt mega ja lihtsalt vaatasime mingit Netflixi Outlast äkki sarja, vaatasime lõpuni selle ja väga mõnus õhtu oli. Ja nüüd on uus päev, kell on 8:30 ja ma sõidan Peetrisse, sest Marko viis oma tööauto hooldusesse või midagi, et ma lähen talle praegu järgi ja vaatame, mis see tänane päev toob.
ma mõtlesin, et õues on nagu palju ahedam, sest näitas 15 kraadi, aga tegelikult päike on ikka päris soe. Et hea, et ma lühikesed püksid jalga panin, sest ma proovin ära kasutada nii palju lühikeste pükste ilma kui võimalik. Jällegi on mitu tundi möödas. Me käisime trennis ja nüüd ma hakkan süüa tegema. Või noh, ma teen lihtsalt kiirelt muna, et saaks midagi peale trenni söödud. Joon siin seda Nocco elektrolüütidega jooki, sest ma tegin täna oma trenni lõpus selle sõudeka peal neid intervalle ja ma kuidagi polnud väga ammu teinud neid. Ja siis ma täna panin ikka täie rauaga niimoodi, et siiamaani taastan sellest. Aga ma ei tea, ma tunnen, et nagu selles suhtes sellised rasked hetked, kus sa reaalselt maksimum pingutad. Need on need, kus ma tunnen ennast täiega nagu tugeva ja võimsana ja sellepärast ka nagu ma igatsen seda jooksmist, et siis oli rohkem seda nagu võhma ja nagu sükest, et sa pidid päriselt pingutama. Et jah, ma väga ootan, et see oleks juba rohkem rutiine osa mu elust jälle. Aga see oli, tänane oli ka hea meeldetuletus, et ikkagi neid intervalle ka vahepeal teha, sest tõesti, kuigi ma olen nagu praegu kõik mu lihased ja kohad on nagu väsinud ja see pingutus oli kokku ainult 1,5 minutit, siis see tunne ja see on nagu mega. Nii et jah, siin me oleme, teeme väikse kiire hakkasin piport jahvatama. Teeme ühe kiire lõuna ja siis lähme päevaga edasi ja nii mõnus, kell on alles 2. Meil on nagu, ma ei tea, ma tunnen, et nii tegus päev on juba olnud, et sain vahepeal arvutis toimetada ja hommikul käisime juba korraks väljas ja nüüd ikka meil terve päev ees ja see on tore, nagu ma tõesti naudin praegu igat seda päeva, kui meil on koos siuke suvine puhkus. Aga me oleme linnas. Panin ennast valmis kiiresti ja tegelikult mul on kleit ka seljas, lihtsalt see on ülevalt täiesti paljas. Tulime Ülemistesse, sest ma tahaks täiega endale neid varbavähe ja kingi. See on väga trendikad see suvi ja lihtsalt mul ei ole nagu väga plätusid. Et lähen vaatama, kas poodides on, sest ma tahtsin täiega ühtsid, mis H&M-is on, aga need lihtsalt kogu aeg müüvad välja ja ma ei jõua enne nii kiiresti jaole. Nii et lähme piilume Ülemistesse, me ei ole, ma ei tea, päris ammu pole kuskil mõnda poodides kolanud. Et vaatame, kuidas läheb, praegu on igal pool mingid allahindlused. Nii et äkki õnnestub mingi hea diil leida. Minu kingade või tähendab plätude missioon oli ebaõnnestunud, kuigi me olime reaalselt mitu tundi linnas. Me käisime minu meelest kõik vähegi võimalikud poed läbi, lisaks Ülemistele ka kesklinnas, kus võiks leida neid varbavahega plätukingi, aga mitte kuskil ei olnud ja kui oli, siis ei olnud minu suurust. Aga siis ma pärast sain ikkagi H&M-istele tellimusi tehtud, eks ole näha, kas need päriselt kohale ka jõuavad, sest ma ei tea, nagu eks seal on ka see, et inimesed tagastavad ja võib-olla mõni hetk neid on laos, siis jälle ei ole, et praegu nagu läks läbi. Kuidagi olemegi juba õhtus jõudnud, kell on 8 kohe ja me otsustasime minna täna sinna Sodita restorani, mis on siis üks Mehhiko koht Telliskivis. Ehk siis jah, päris palju sõitmist täna, aga meil on ikkagi puhkus ja mõtlesime, et kuna Marko sünnipäeval me olime ära linnas, siis see on nagu tagantjärgi siuke õhtusöögike ja pole seal enne käinud, nii et saame, ma loodan mingi toreda maitseelamuse, aga eks ole näha, igatahes mõnus pikk valge suveõhtu veel, et ei ole siukest tunnet, et liiga hilja läheks sööma, kui meil on kell 8:15 see laud.
oleme jõudnud juba reedesse. Palun öelge mu kassile, et ta ei käiks söögilaua peal. Piisli, kui mina söön, siis sina ei ole laua peal. Eile õhtul aku tühjaks, nii et ma ei saanud teid update ida meie sodita kogemusest, aga meile väga meeldis ja kuna me käime ikkagi päris harva niimoodi väljas söömas, siis alati on tore, kui on mingi uus koht ja Viisli, mis meile meeldib ja eriti hea meel mul on selle üle, kui Marko oleme, oh my god, mingi rõve putukas. Reaalsus sellest, et sa ei ole enam Liinas on kohale jõudnud, sest meil on viimase nädala jooksul nii palju putukaid toas olnud. Ja eriti kui on nagu nii kõrged laed, siis sa lihtsalt vaatad, kuidas see putukas chillib seal ja sa ei saa mitte midagi teha, sest sa ei ulata sinna. Aga see on mingi herilane ju. Anyway, eriti hea meel mul on alati, kui Markole midagi meeldib, sest ta nagu võib-olla natuke kriitilisem või ma ei tea, see peab olema väga eriline, et ütleks, et vau, et ma võiks siia tagasi tulla ja eile oli selline kogemus, mis oli väga tore. Ja käisin veel korra Stroomi rannas ja üldse siuke nii mõnus hiline suveõhtu, et üldiselt me ikkagi lähme suht kindlal ajal magama ja ei ole seda nagu noorena oli, et kui on suvi, siis sa oled nagu kauem kogu aeg üleval ja lähedki, ma ei tea, teed mingeid asju, mida sa võib-olla muidu ei tee. Aga selles suhtes oli tore vahelduseks teistmoodi õhtu ja toidu poolest see menüü on siis selline, et see on jagamiseks mõeldud, et me pidimegi, me tellisime vist kokku 5 asja, 2 nendest olid magustoidud, aga jah, seal peab nagu mitu asja ikkagi tellima, et sa saaksid kõhu täis ja see koos magustoitidega meil said kõhud täis, aga kui ma oleks ainult nagu selle soolase peale jäänud, siis vist ei oleks, sest me võtsime nagu 2 eelroa takod ja siis me võtsime mingi maisi, mis oli siis siuke kergem toit. See oli väga huvitav ja ma ütlekski, et minu jaoks väga huvitav maitseelamus, sest ma ei ole siukseid maitseid vist nagu väga tundnud, vähemalt niimoodi väljas söömas käies, et väga mõnus oli ja jah, väga rahule jäime selle õhtusöögiga. Ja siis me tulime koju ja siis hakkas alles eilne jalkamäng, mis esimese 10 minutiga oli nagu juba väga põnev ja siis vaatasimegi põhimõtteliselt esimese, tegelikult ma ei vaadanud poole aega, ma vaatasime esimese selle joogipausini ära ja siis läksime magama. Aga nüüd on reede, ma tegin endale muna leivaga. Marko ajab täna mingeid tööasju ja täna on väga exciting päev, sest Marko hakkab täna meil kraavi kaevama hekkide jaoks ja kuna need meie vastas olevad ridakad saavad nagu selle suvega valmis ja varsti võib-olla kolivadki juba naabrid sinna, siis oleks tore, kui meil oleks see hekk olemas, eriti nüüd, kus meil on päevitustoolid, et tahaks nagu natuke avamalt tunda ennast seal päevitustooli peal. Et jah, väga põnev, aga see on natuke õhtupoole, sest tal tulevad mingid töökaaslased aitama. Ja minul on ka töine plaan, siis ma tegelen oma koostööasjadega ja üldse sellise admin poolega, mida ma siin terve puhkuse jooksul ei ole väga teinud. Sest ma ei tea, ma olen täiega siuke nagu, ma ei tea, kas ma olen sellest nagu arvuti ja interneti ja sotsiaalmeedia nagu elust vahepeal lihtsalt väsinud, et ma ei taha oma telefoni vaadata, ma ei taha arvutit vaadata, ma olen nagu täiesti ärgen lihtsalt, ärge kirjutage mulle, ärge tehke mitte midagi või nagu ma olen väga aeglane vastaja kõikidele asjadele, et selles suhtes jah, ma ei tea, see on minu nagu siuke halb külg, et ma ei suuda meilidele kiiresti vastata ja ma ei suuda nagu neid asju kohe ära teha, et ma lükkan kõik nagu edasi, sest mul on väga tihti see, et ma lihtsalt ei taha arvutis olla, ma lihtsalt ei taha telefonis olla ja ma lükkan need asjad kõik nagu eemale. Aga täna ma võtan kõik ette ja teen kõik ära, aga kõigepealt alustame hommikusöögiga. Vahepeal täiesti unustasin filmida, sest Andre helistas mulle ja siis ma võtsin nagu kaamera kaasa, aga ma unustasin vlogida. Igatahes ma vahepeal panin ennast valmis, käisin terviserajas, ma tahtsin mingit klippe filmida Beliefi jaoks ja siis ma käisin ka toidupoes ja nüüd ma sõin
kell on juba mingi hakkab 3 saama vist. Ja minu meelest nagu kõige kiiremini lähevadki sellised päevad, kus sa oled nagu teoorias ainult kodus, aga sa toimetadki oma mingi videodega, siis ma olen mingi koduste asjadega tegelenud, siis käid toidupoes ja nagu reaalselt mul on siuke tunne, et tänane päev on palju kiiremini läinud kui eilne, kus meil oli nagu väga mitmeid tegevusi päevas. Et jah, selles suhtes ma täiesti kujutan ette, et kui ma ei käiks iga päev tööl, siis ma ikkagi tunneks, et iga päev läheb nii kiiresti, siis sa nagu kogu aeg toimetad midagi. Aga ma endiselt tegelen oma nende videote ja asjadega, mis mul on vaja kokku panna. Aga ma tahtsin vaadata, mis nendest weekendi asjadest kohale jõudsid. Sest mul on jällegi vaja filmida. Ma ei mäleta üldse, et ma oleks mingit jalanõu. Okei, ja. Läksud. Mis jalanõu ma teile mingi video jaoks. Aga peaks veel neid pakke päris palju tulema, et enne ma ei saa filmima hakata nendega. Aga nii hea, et mul on reaalselt selle oma tuba, kus toimetada kõikide oma pakkidega. Ja nagu me ei käi siin toas nagu niisama väga, et kui ma siia tulen, siis mul ongi siin täiesti oma asjad. Ja siin on see sall. Ja eks kunagi, kui see päriselt nagu ilusamaks on tehtud, siis on veits mõnusam ka, aga oh my god, see on kleit. Ma tegelikult tahan seda täiega proovida. See on esialgu video jaoks tellitud, aga ma mõtlesin, et see on nii äge suvekleit, et kui see mulle sobib, siis ma jätan selle endale. Ma panen selle selga lihtsalt, et ta näeks, sest see on nii lahe. Kui nunnu see kleit on, ma ei tea, mulle väga meeldib. Esiteks see värv ja see fit siit ülevalt on päris hea. Mul on XS suurus, sest ilmselgelt ma siit kõik nagu ülevalt poolt on mul väga XS suurus. Ja õnneks nagu siit keha ja kõik istub ka väga ilusti. Ja see on nagu megapikk, aga samas ma tunnen ennast hästi, et ma muidu olen suht ebakindel nagu pikkades riietes. Ma ei tea, miks mulle tundub, et mul jalad pole näha, siis see näeb imelik välja. Aga jah, väga meeldib see kleit. See on külje pealt lukuga. Natuke võib-olla see koht, kus see luku koht on. Natuke lotendab siit, aga noh, see on nii väike asi, et ma arvan, et mind ei häiriks. Ja siis siin on kaasas ka see sallike, mille sa saad siia peale panna või siis ilma selleta. Lihtsalt niimoodi. Aga mulle väga meeldib. Ma liingin selle kleidi alla. Minu meelest oli suht uus seal weekendis, et kes ei ole veel enda jaoks avastanud weekendit, siis minu meelest see nagu läheb ajaga aina paremaks. Seal on nagu selliseid huvitavaid brände ja leide, nagu mingid brändid, mida näiteks Asosest leiad, on seal olemas, et nagu jah, ülimugav ja mulle nii meeldib see klikki ja proovi teenus, sest ma väga palju asju endale niimoodi ei ostnud. Ja ma näitan Markole ka seda kleiti ja siis vaatame. Võib-olla sellest saab jälle üks suvekleit. Mul on täielik missioon see suvi, et ma tahan kleite kanda, ma tahan nagu rohkem selliseid riided, mida ma iga päev ei kanna ja et noh, näiteks sellega isegi oleks okei kontorisse minna, kui ma paneksin mingi pintsaku peale, et on ikkagi siuke pikk kleit või siis mingi kampsuni peale, et jah, võimalikult ära kasutada seda hooaega.